Tulemast Meesteleht testib rubriiki. Meil on täna testimiseks siis Porsche Cayenne Turbo. Ei, noh, selles suhtes enam ma ei näe seda aurist. Aeg näitab, kas me selle sisse jätame siia videosse või mitte, aga 331 kilovatti puhast rõõmu. Muide, täpselt samad kilovatid, mis sama aasta käigu RS6-l, aga vääne natuke suurem. Täna vaatame, mis on 3 asja, mis siis antud auto puhul meeldivad, 3 asja, mis võib-olla nii väga ei meeldi ja vaatame, kellele see auto võiks sobida. Tänud Rasmusele, kes siis andis selle sõiduki meile proovimiseks ja kui sul on põnev auto, mida arvad, et Meesteleht võiks testida, kirjuta toimetus@meesteleht.ee. Aga siit hüppame rooli ja näeme juba varsti. Kolm huvitavat fakti ka antud sõiduki kohta. Esimene on see, et tegu oli esimese Porsche linnamaasturiga ja tänu sellele, et see tegelikult välja lasti, see päästis Porsche siis finantsilisest siuksest raskusperioodist, sellepärast et populaarsus osutus äärmiselt suureks. Teine fakt on selle auto kohta see, et ta oli omal ajal kõige kiirem linnamaastur, 5,6 sekundit 0-100 ja see muide näitena tuua, et kiirem kui Ferrari 360 Modena tol ajal. Ja kolmas huvitav fakt on siis antud sõidukil mootorsõidukimaks, siis tänasel päeval on tänu sellele, et meil on juba aastaid autol natukene kukile tulnud, on registreerimismaks 900 € ja aastamaks siis 177, mis siis arvestades seda mõnusat möirgaat rõõmu, mis kapoti all on vägagi mõõdukas. No nii, ja sõit siis selle Porsche Cayenne'iga. Esimene asi, ta on suhteliselt vaikene. Suured väljad, 20 tolli, natukene rehvi müra tuleb sisse. Natukene on kuulda seda mootorit ja väljalaset, nii et ta ei ole siuke haudvaikse fooniga auto, aga midagi otseselt häirivat ka ei tule. Suhteliselt madalatel pööretel hakkab auto juba ennast liigutama, et see turbode vääne on madalamatel pööretel ilusti tunda, kes on sõitnud, ütleme, siin linnamaasturitega, millel on vabalt hingav mootorid, tuleb see vääne oluliselt kõrgemal sulle kätte ja see on täitsa nauditav ja kolmandaks see istumisasend on selline kõrge ja nähtavus on tegelikult päris hea igas suunas, et nii tahavaatepeeglisse ette näed ees olevatest autodest üle, et kellele selline kõrge istumisasend meeldiv on, siis ma arvan, et see on kindlasti meeldiv kogemus, aga kohe maanteel ja vaatame sealt edasi. Nii, mis siin kohe kiiremal sõidul silma torkab on see, et kui sa paned sportrežiimi sisse, siis ta vedrustust reguleerib niimoodi, et sportrežiimis auto praktiliselt enam taha ei kaldu, nagu oleks tegemist, ütleme siin mõne maalähedase sõidukiga, nagu see Daan või mõni sportkupee Cabrio, et see sportrežiimi ja tavarežiimi vahe just sellest palju ta auto nii-öelda selle jõu kasutamisel järgi annab. Vedrustuse pool on siis väga-väga palju muutunud ja ütleme nii, et see sportvedrustus on selle auto puhul siuke peaaegu et ainuõige lahendus, kui neid kilovatte kasutada, absoluutselt ei kalluta, aga väga mõnus järsk minek, nii et siit saab jätta meelde, sportrežiim on see, mida kasutada. Oleme järgmise foori taga ja ei jää midagi üle. Ajakirjanduslik huvi on suurendatud selle auto puhul, just kiirenduse puhul, nii et meil ei ole valikut, me peame neid kilovatte rakendama. Hetkel on kõrval Toyota Auris ja ilmselgelt ei saa me seda olukorda selliseks jätta. Ei, noh, selles suhtes enam ma ei näe seda Aurist. Jah, see on lõbus. Ütleme nii, et lõbus on see auto kohe kindlasti. Kas ma pere ja kõik enda toidukaupasid seal taga tahaksin nüüd pudruks sõita või mitte, see on ise asi, aga fun'i siin saab. Ei soovita igapäevaselt seda rakendada, aga
kui te juba nautimas olete, siis seaduse piires tuleb neid kilovatte kasutada. Nii ta on. No nii, vaatame üle siis selle tagaistme rea siin Porsche Cayenne'is. Pearuum on väga korralik, põlveruum liiga suur ei ole, aga täiesti okei. Ütleme nii, et 2 täiskasvanule on siin ruumi ilusti reisimiseks ja siin on siuke mõnus olla tegelikult. Mis on kohe istudes väga nauditav on see, et siin on selline tõsiselt diivani pehmusega on need istmed, vajud siuke paar sentimeetrit siia istmesse ja ta kuidagi võtab siin niimoodi koduselt vastu, et uuematest autodest on natukene ära kadunud selline diivani tunne ja see on siin mõnusasti olemas, aga ma arvan, selle autoga pigem proovime jääda esiistmele. Vaatame üle selle Porsche Cayenne'i juhi istme siis ka. Ta on päris mõnus koht, kus olla. Esimese asjana, mis torkab silma, on see, et kuna need istmed on sellise korvi ja kujuga, aga samas see polster on selline paksemapoolne, embab ta siin niimoodi ilusti mõnusasti siia istmesse ja sa saad sellise fikseeritud, aga samas pehme asendi siin kätte, et ta ei ole nagu külgedelt terav, nagu mõne istmega vahel on. Teine asi, see küljeosa on siin nagu mõnusalt see käetoe osa ja siin ka käed tugi ilusti üles leitav ja samas ulatab küünarnukki toetama ka pikemal sõidul. Käte jaoks siin maastikusõiduks saad ka kinni hoida, aga kas me täna maastikule lähme ei usu. Keskkonsool uuendatud ekraaniga, aga muidu klassikaline ajastule vastav Porsche, selline siledama joonega, sirgema joonega siis armatuur ja selline ta on. Ma arvan, et kilovatid teevad oma töö ja saab seda salongi ilusti nautida. Nii, aeg teha kokkuvõte siit selle Porsche Cayenne turbo kohta. Kõigepealt ütleks ära 3 asja, mis võib-olla nii väga ei meeldi, et oleks siis see hinnang objektiivne. Esmalt kütusekulu võiks muidugi väiksem olla. Siin tuleb arvestada 15–30 liitrit 100-le ja see on täiesti tavasõidul, maantee ja linn vaheldumisi arvestatuna. Teine asi, antud sõiduki puhul osade inimeste arvates disain. Minu arust ta on Porschele täiesti ajastutruu ja minul sellega isiklikult mingit nii-öelda kana pole kitkuda, aga on olnud erinevaid vastakaid arusaamasid siis selle välimuse osas. Ja kolmandaks, kohati tavasõidu juures see vedrustus nagu annab selle võimsuse juures järgi, aga me peame arvestama, et see vääne on siin 600 pluss newtonit, et eks ta loomulikult ka need jõud mõjutavad reaalajas seda sõitjat ja kogu seda sõidukit. 3 plussi, esiteks see võimsus ja see selline loomalik minek ka madalamatel pööretel, kui gaasi tunnetuse kätte saab ja selle õige nurga, see on väga võimas. Teine asi, mahutavus. Sa saad Porsche mineku, aga võid siia terve pere sisse mahutada. Ja kolmandaks, ma arvan, et see hinnaklass, täna saab seda autot suhteliselt mõistliku hinnaga, aga muidugi siin tuleb kätt pulsil hoida, et juhul kui on midagi vaja remontida, siis see kindlasti nii taskukohane ei pruugi olla. Aga siit jõuamegi pointini, kellele võiks auto sobida. Iga autoentusiast ja kui juhtud olema pereisa, et pere siia taha mahutada, siis miks mitte. Kohtume juba järgmises Meestele testib rubriigis ja seni nägemiseni.